Värbamine ei pea alati olema selline struktureeritud ja jäik protsess. Mina olen Keiu, Brandemi projektijuht, töötanud pikalt värbamismaastikul, konsulteerinud juhte ja olnud HR business partner ning täna tahangi anda sulle kaasa paar nippi, et kandideerija teekonda natukene rohkem vürtsitada. Kes ütles, et värbamisvestluseid peaks läbi viima 4 seina vahel? Võiks teha natuke teistmoodi. Näiteks strateegiliste müügipositsioonide puhul soovitaksin hoopis mõelda kastist välja ja kutsuda oma kandidaat metsarajale sörkima. Et siis saada aru, kui hästi ta peab vastu pikal distantsil, nii nagu positsioonistki tulenevalt tegelikult peavad olema tal sihid silme ees. Ja seega tee teistmoodi, võta jooksutussud, kutsu oma kandidaat loodusesse ja nautige ühist vestlust metsarajal. Lisaks sellele võib mõelda natukene out of the box selle koha pealt, et ei pea kutsuma alati töökeskkonda kandidaati vestlema. Miks mitte valida selleks hoopis näiteks park, muuseum, kultuuriruum, aga ka hubane vanalinna kohvik. Näiteks üks hea koostööpartner kutsus aja säästmiseks kandidaadi tema töökoha vahetusläheduses olevasse kohvikusse, tegi väikse lõunapausi ja sealt see tore töösuhe juba alguse saigi. Üks hea mõte, kuhu ja kuidas veel kandidaati tegelikult panna testima, on see, et näiteks kui sa tahad teada, kuidas inimene käitub pingelistes situatsioonides, helista talle, ütle, et ole hea, tule võta meid autoga peale ja lähme vestleme ning juba tegelikult autosõidu jooksul saad sa kandideerija osas selguse, kuidas ta käitub liikluses, missugune on tema auto sisustus ja nii edasi ja nii edasi. Nii et tegelikult see on hea võimalus testida, kuidas inimene pingelistes situatsioonides liikluses käitub. Üks mõte veel siia lõppu on see, et näiteks 2 lõppkandidaadi vahel, kui see tuleb otsustada, siis vii need exit ruumi. Juhina on päris tore, ma arvan, selliseid vahvaid ülesandeid koos lahendada. Lisaks saad sa aru, kuidas inimene probleemi situatsioonides käitub, mismoodi ta loovalt mõtleb ning lahendusi leiab. Seda võib teha siis lõppvoorukandidaatidega, aga miks mitte võib-olla ka kaasata oma meeskond, nii et üheskoos seltsis segasem. Ka töövestluse küsimustele võib läheneda loovalt. Me teame kõik neid toredaid küsimusi, et mida sa 5 aasta pärast teed ja nii edasi ja nii edasi. No neid püüaks täna vältida. Pigem räägin sulle heast kogemusest finantssektoris, kus otsisime tipptasemel niinimetatud matemaatikut ja juht keset vestlust järsku küsis kandidaadilt, et kuule, ütle mulle, kui palju on 32 × 47, oodates siis kandideerija reaktsiooni, sealt tuli üks naeruvahvatus vastus ja tegelikult läks vestlus mõnusalt edasi. Et miks mitte kasutada selliseid analüütilisi küsimusi, loomulikult alati peavad olema need põhjendatud ja ka kandidaadile selgitatud, et miks me seda küsime. Siis ma ise olen olnud sellises situatsioonis, kus tegelikult paluti panna silmad kinni ja hakata siis järsku rääkima, et mida sa ette kujutad ja visualiseerid. Põhjendus oli lihtne, otsiti loovmõtlemisega inimest ja tegelikult see ülesanne ja küsimus sobis väga hästi nagu täpp i-le antud intervjuusse. Olen olnud ise ka vestlusel, kus palutakse siis argumenteerimisoskuse väljaselgitamiseks inimesel rääkida, et kui 5-aastane laps küsiks, kas jõuluvana on olemas või mitte, siis kuidas sa sellele reageeriksid ja vastaksid. Üks mõte veel, mis teile siit kaasa anda, on see hea küsimuse näol, et kui palutakse kandidaadil mõelda loomade isikuomaduste osas ja esitatakse küsimus, et kui loomad võtaks maailma üle, siis kes sobiks juhiks, siis mõelge, mida teie vastaksite. Lõppvooru vestluseid ei pea alati läbi viima ainult juht. Oleks ju tore kaasata meeskonda, kus lõpuks tulevane kolleeg nii või teisiti igapäevaselt tööle hakkab. Üks tore mõte on kohtuda oma tulevase potentsiaalse kolleegiga näiteks loomade varjupaigas, kus ühelt poolt teha heategu, aga teiselt poolt õppida siis tundma võimalikku tulevast koostööpartnerit või kolleegi. Üks mõte, mida meeskonnaga veel rakendada, on see, et kui on väga palju probleemi lahendamist ja püstitamist töö sisus, siis näiteks panna lõppvooru kandidaat pihitooli. No seal tuleb alati arvestada sellega, et küsimused on kiired ja vastused täpselt sama kiired.
Üks mõte, mida ma tahaks teile pähe istutada, on see, et lõppvooru kandidaate tegelikult võib kaasata ka miks mitte koosolekutele, seminaridele, käia üheskoos koolitusel või nii nagu IT-sektoristki tuttav, kutsud häkatonile, lahendad reaalseid ülesandeid, probleeme ja õpid üksteist tundma. Minu enda isiklik ja väga hea kogemus pärineb ajast, mil värvati noori inimesi siis noorteorganisatsiooni. Käisime jõulude eel piparkooke küpsetamas lastekodus. Nii sain mina tutvuda oma tulevaste tiimiliikmetega ja tiimiliikmed valida välja just endale sobivad kolleegid. Edukaid värvamisi, vürtsitage neid ning kõike mõnusat ja meeleolukat teile!